Eesti Arhitektuurimuuseum asutati 1991. aastal. See muuseum siis on keskendunud peamiselt arhitektuurile alates 20. sajandi algusest. Tegeleb siis selle uurimise, mõtestamise, selle alaste materjalide kogumise ja hoiustamisega. Meie muuseum asub kuulsas Rotermanni soolalao hoones, mis siis sai valmis 1908. aastal. Muuseum asub selles majas alates 1996. aastast, millal sai valmis selle maja rekonstruktsioon. See maja siis ehitati ümber, algsest soolalaost siis sai muuseumi hoone 4 erineva korrusega, kus siis on võimalik näituseid teha. Meil on esimesel korrusel püsiekspositsioonisaal, mis keskendubki 20. sajandi arhitektuurile, ka 21. ja vaatab ka tulevikku ja käsitleb natukene ka fantaasiamaailma. Selle näituse pealkiri on Elav ruum, sajand Eesti arhitektuuri. Sellel näitusel toimub ka valdav osa Eesti Arhitektuurimuuseumi haridusprogrammidest. Haridusprogramme on siis võimalik tellida kõikidele kooliastmetele. Haridusprogrammid kõik sisaldavad erinevaid aktiivõppemeetodeid. Meie muuseumis on üks haridusprogramm, mis toimub sootuks Rotermanni kvartalis. See on üles ehitatud siis sellisele töövihikule Rotermanni kvartali linnaruumi õppe töövihik. Selle koostamisel ja ka teiste haridusprogrammide koostamisel olen lähtunud konstruktivistlikust õpiteooriast, kus programmis osalejad on aktiivsed ja programmi käigus konstrueeritakse teadmised, et mina juhendajana olen pigem giidi rollis, mitte ei esita valmis teadmisi osalejatele. See töövihik on jagatud 7 erinevaks teemaks, mis on linnaruumi õppe juures olulised. Ja haridusprogramm siis näeb ka välja selliselt, et õpilased jagatakse kas siis 7 või vähemasse gruppi ja iga rühm lahendab erinevat teemat, viibides Rotermanni kvartalis ja pärast esitletakse siis seda oma teemat teistele. Nagu juba mainitud, siis on ka teistes haridusprogrammides lähtutud konstruktivistlikust õpiteooriast. Haridusprogramm Tallinn linn, mis ei saa kunagi valmis, sisaldab rühmatööd, kus siis rühmadele jagatakse kätte töölehed, mis siis käsitlevad erinevaid riigikordasid ja selle programmi lõpuks siis sünnib selline ülevaade Tallinna arengutest alates 20. sajandi algusest kuni tänapäevani. Programm, millest koosneb linn, sisaldab samuti rühmatööd, mille käigus saadakse teada erinevatest hoonestusviisidest ja hoonetüüpidest. Meil on ka esimesele kooliastmele mõeldud haridusprogrammid, milles kasutan erinevaid mänge, otsimismänge, äraarvamismänge muuseumisaalis ja peale mida siis toimub ka praktiline meisterdamine, mis siis aitab saadud teadmistel kinnistuda.
Arhitektuur on selline teema, mida tihti peetakse iseenesest mõistetavaks. See ümbritseb meid kõikjal. Meie kodud on kellegi projekteeritud, me käime tööl ja koolis kellegi projekteeritud hoonetes, linnaruumi on keegi välja mõelnud ja tihti ei oska me seda märgata. Me lihtsalt kasutame ruumi, olles sellest mitte teadlikud. Kõik Eesti Arhitektuurimuuseumi haridusprogrammid aitavad meid ümbritsevaid hooneid ja linnaruumi paremini teadvustada. Ma olen ise ka kunstiõpetaja ja kui ma tulin siia Arhitektuurimuuseumisse tööle, siis ma ka ise ei osanud ennast ümbritsevat keskkonda märgata ega sellest tulenevalt ka väärtustada. Ma olen seda ise aastate jooksul õppinud ja olen sellest väga palju võitnud, et nii ka õpilastega siia haridusprogrammi tulles saavad õpilased aimu sellest, kui rikkalik on meid ümbritsev keskkond ja kui palju see võib siis elu rikastada, et enda elus selline väga lihtne näide, et kui ma käisin reisimas ja me jõudsime väga hilja öösel siis sihtpunkti linna, väiksesse linna ja otsisime aadressi, kuhu me siis ööbima saame, siis mina, kes olin mõnda aega harjutanud ümbritseva keskkonna märkamist, nägin esimesena seda õiget aadressi, siis kuhu me pidime minema. Et see on küll väikene asi, aga samas teeb elu lihtsamaks ja seda need Eesti Arhitektuurimuuseumi haridusprogrammid aitavadki teha.